Tere hommikust! Ometi tuli ka üks tere vastu. Vähemalt ühe inimesega on olemas kontakte. Kellega me veel tuttavad ei ole, heaks juhuks tutvustan. Mina olen Monika Salu, nüüd mõned kuud olnud Kuusalus vallavanem, püüdnud Kuusalu endale niivõrd kuivõrd selgeks teha ja tänaseks olemegi siis tulnud kokku siia saali, et üheskoos arutada Kuusalu arengukava, arenguvisioonide üle. Ja nagu öeldakse, et arutelus selgub tõde. Mina olen tähele pannud, et arutelus selgub igal juhul tõde ja selle tõe selgumisega on tavaliselt, võiks öelda, kaks varianti. Hea on, kui selgub tõde asjade kohta, mida arutatakse. Vahel võib selguda tõde inimeste kohta, kes arutavad. Ja vahest on ka selline variant, et need mõlemad selguvadki korraga. Nii et eks päeva lõpuks ole näha, kuidas meie arutelud lähevad. Aga et valla ametnikud saaks tööd teha ja volikogud, siis on kõige tähtsam, et selguks tõde asjade kohta, kuidas edasi minna. Ja sellepärast ka selle tänase seminari eesmärk on, et me alustaksime parima arenguvisiooni loomist, mis arvestab nii vajadusi kui looks ka võimalusi Kuusalu valla terviklikuks arenguks, sest Kuusalus on päris hästi pühendatud erinevatele valdkondadele, detailidele, aga püüaksime nüüd vaadata tervikut, et panna paika see, et mis on vundament ja kuhu me peaksime jõudma, et meil tekiks tugev võimaluste baas. Täna on meil siis siin volikogu komisjonid, valla ametnikud ja ka siis oleme palunud osalema ka kõige suuremat mõju vallale omavate organisatsioonide esindajad ja ka valla asutuste esindajad. Päevakava on siis selline, et kõigepealt päeva esimeses osas me teeme ettekanded ametnike poolt ja need ei ole mitte arvamuste avaldused, vaid tõepoolest see on sisend edasisteks aruteludeks, kus me toome välja andmed, faktid, numbrid, millele saaks need arutelud põhineda ja kirjeldame siis selle olemasoleva olukorra ehk siis millest me peaksime lähtuma. See on siis ühe väikse kohvipausiga kuni lõunani välja ja peale lõunat algab siis töögruppides see kõige tõsisem arutelude osa, mis on ette nähtud 1,5 tundi. Töögrupid, kus siis siin majas asuvad, see info on seintel, registreerimislauas ja oleme ka seinte peale ja laudadele pannud viidad, et kõik leiaks oma töögrupid kergesti üles. Kui töögrupid on töö lõpetanud, siis peale kohvipausi koguneme taas siia saali ja töögruppide juhid saavad teha lühikese ettekande nendest kõige tähtsamatest prioriteetidest. Töögruppide protokolli me fikseerime ära kõik ideed ja mõtted, mis on arutusel, aga siin saalis siis ettekandes kuulame siis iga töögrupi kõige tähtsamatest momentidest, et need igale töögrupile meil mahub siis umbes 5-7 minutit see ettekanne teha, et ma loodan, et töögrupid suudavad selle iva hästi kokku panna ja esitada, sest meil on 10 töögruppi ja muidu meil läheks siin pikkade ettekannetega 3 päeva, aga selleks meil seekord aega ette nähtud ei ole. Ja töögruppide töö siis eesmärk on, eks ole, et selgitada välja, mida on vaja ja mis on võimalik, sest andkem endale aru, et meil on piiratud ressursid ikkagi kasutada, et mis on võimalik ja kuhu me tahame jõuda lähiaastatel ja ka pikemas plaanis, sest pika plaani jaoks võib-olla on vaja täna hakata ideid koguma. Nii et ka see võiks olla üks töögrupi eesmärk, et kui me teame, et midagi on meil 10-20 aasta pärast vaja, siis me võiksime mõelda, mida me täna peaks hakkama selleks ette valmistama. Ja töögruppide töö on siis sisendiks
vallavalitsusele, et hakata koostama investeeringute kava, mis läheks siis volikogule arutamiseks edasi. Kõige lähema perspektiivi ülesanne on siis 2019. aasta eelarvestrateegia koostamine. Nii et need teie töögruppide töö tulemused on juba kohe ka sisendiks edasisele tööle. Nii palju siis sellest organisatoorsest poolest. Ma mõtlesin, et võib-olla ma läheks nendesse üldisematesse detailidesse enne seda, kui räägiks veel üldisemalt asjadest. Avaliku sektori töö on eelkõige hoolimise töö. Ja hoolimise töö selles mõttes, et on teha nii, et iga elanik, iga külaline siin vallas tunneks ennast hästi. Suur roll on abistamisel, kui keegi on hätta sattunud. Aga me võiksime rohkem võib-olla mõelda sellele, et meil tekiks vähem inimesi, keda on vaja abistada. Ja see võiks olla ka selle arengukava üks selliseid prioriteete, et leida võimalusi preventiivseteks tegevusteks pigem. Me räägime tavaliselt ja kui räägime eelarvest, siis me räägime sellest, kui palju mingeid teenuseid on vaja, kui palju mingeid toetuseid on vaja arendada, milliseid vahendeid on vaja ülesannetega toimetulekuks, aga tihtipeale on see, et kui meil on väga hea koostöö, siis selliseid ülesandeid, mida nüüd vald peaks otseselt lahendama, jääbki vähemaks. Mida meil on vaja? Meil on vaja raha, meil on vaja oskustega töötajaid ja meil on vaja ka tõhusaid süsteeme. Ja mida meil on veel vaja? Meil on vaja tahet. Et vahest on nii, et kui inimene käib tööl, aga ta ei taha seda tööd teha, siis isegi kui on raha ja isegi kui on oskused, siis see tulemus ei ole nii hea. Et siin on see küsimus, kuidas me leiame selle, et iga inimene, kes oma tööd teeb, tahaks seda teha. Avalik sektor on selline valdkond, kus inimesed on seotud inimestega. Meie subjekt on inimene ja me tegeleme selle inimesega tema sünnist surmani. Kõige rohkem tähelepanu saab, kui ma nüüd ei eksi, siis tõepoolest vist see inimese elukaare viimane pool, kuivõrd siin on ka seda abistamise momenti kõige rohkem. Kindlasti on suur roll avalikus sektoris ka noorte ja laste mõjule, sest see hariduse andmine on see, mis tegelikult loob nendest need inimesed, kes nad on. Ja haridussüsteem on jällegi see, mis tekitabki meie ühiskonnale kas võimekate või vähem võimekate koosluse. Nii et me ei saa jätta inimese elukaare ühtki momenti vahele käsitledes arengukava. Ja vaadates inimest, siis lisaks sellele, et me räägime siin inimese elukaarest, siis on veel puutumused ka väga erinevate valdkondadega, mida me peame ühe ja sama inimese puhul täpselt samamoodi käsitlema ja vaatama. Tihtipeale öeldakse, et olukorrad on keerulised, et meil on väga keeruline midagi lahendada. Mina olen seda meelt, et me võiksime käsitleda, et olukorrad on komplekssed. Ja üldjuhul nad seda ka on, või õigemini nad on tegelikult alati. Olukord on kompleksne, see tähendab, et ta koosneb eri tahkudest. Kui öeldakse, et olukord on keeruline, siis on selline situatsioon, kus me ei suuda neid erinevaid tahke üksteisest eristada, ehk me oleme segaduses. Ja keerulisest olukorrast väljatuleku ainus võimalus ongi see, et me võtame selle olukorra kätte, me üritame selle nii-öelda erinevateks osadeks võtta ja saamegi selle lahendatud. Alustasin seda juttu ka sellest preventatiivsest tööst ehk põhjuse järjest.
Nagu ma ütlesin, siis enamus nii-öelda pühendumust kipubki olema sellele tagajärje likvideerimisele, kui me räägime, on see siis täiesti lõplik surm, on see siis mingisugune terviseprobleem, on see mingisugune muu probleem, aga kui meie põhjused ehk algsed situatsioonid on hästi lahendatud, siis üldjuhul, no surm on ainus, mida me ei suuda ilmselt ära hoida, aga üldjuhul vahepealseid abi vajamise situatsioone me suudame küll vähendada. Laste puhul seesama koolikeskkond, kui on väga hea haridussüsteem, kui on tugev toetussüsteem, siis ka erivajadustega laste osakaalu on võimalik oluliselt vähendada. Tööealiste inimeste puhul, kui on tööd, kui inimesed saavad piisavalt sissetulekuid, et endaga hakkama saada, kui nende vaimne ja füüsiline tervis on arendatud, kui me räägime kultuurist, spordist, see kõik on see, mis aitab vähendada vajadust tagajärgedega tegelemiseks. Tihtipeale kipub nimetama või kirjeldama sellise, tõin siia teile ühe tsitaadi Voltaire'i raamatust Kohtlane. Ma loodan, et kõik teavad, et Voltaire'i nimi oli François-Marie Aroux. Õrn säänd Yves minestas. Kui ta jälle teadvusele tuli, ütles bürokraat, mul ei ole volitusi hea tegemiseks. Kogu mu võim piirdub sellega, et saan vahetevahel teha halba. Tihtipeale nii just seda ametnikku vaadatakse. Meie eesmärk on leida vahendid ja võimalused, et ametnikud, kes südames ju tegelikult kõik tahavad teha seda head, nendel ka see võimalus oleks, sest tihtipeale see võib jääda ka nende muude võimaluste taha. Loomulikult peame rääkima kompromissidest, sest ilma kompromissideta ei saa me leida ka parimaid lahendusi. Niisiis areng. Kokkuvõtvalt võiks öelda, meil on vaja vahendeid ja võimalusi ülesannetega toimetulekuks. Panen siia kirja, mida mina näeksin siin esimeste asjadena, on see, et me saaksime kujundada tugeva spetsialistide kaadri, et oleks nii tööoskus kui kompetentsid ja ka tööjaotus vastaks sellele, et see kõik toimiks hästi optimaalselt. Tehnilised lahendused peaks olema säästvad ja loomulikult analüüsi ja prognoosivõimekus, sest ilma selleta me sumpame soos. Finantsbaas võiks olla senisest enam arendatav ja siin on ka töögruppidel jällegi suur roll, et leida need mõtted ja ideed, kuidas see tõhusalt toimiks. Ja loomulikult kõik muud tehnilised vahendid. Kõige enam ja miks ka tänane see ühine terviklikkust vaatav seminar on see, et me peaksime suutma senisest paremini valdkondi prioritiseerida. Jällegi ainult sellel eesmärgil, et me saaksime ennetavat tööd tõhusamalt teha ja optimeerida selle kaudu ka ametnike koormust, kellele, sest see ennetava töö tegemine on alati tõhusam, alati emotsionaalselt meeldivam kui tagajärgedega tegelemine. Kuna meil on strateegiaseminar, kui nii võib öelda, siis on siinkohal paslik tsiteerida Konstantinos Markidest, kes on kirjeldanud eduka strateegia kujundamist ja öelnud, et see ei ole teadus, see on kunst. See on kunst esitada õigeid küsimusi ja uurida vastuseid. Ma toon siia teile ühe näite. Kui üks küsib, no ütleme nii, Jüri küsib, teed või kohvi tahad? Teine Mari vastab selle peale, teed või? Mille peale Jüri ütleb, et kohvi võib ka. Küsimused, vastused. Jüri küsis, teed või kohvi tahad? Mõttega sellega, et võib-olla Mari läheb teeb ka siis ühtlasi. Mari ütles teed või. Tema mõtles, et Jüri läheb teeb ja tema tahaks teed. Ja Jüri vastus selle peale, eks ole, et ei, kohvi võib ka, oli jällegi see sama mõte, et Mari võib-olla läheb teeb ja tal ükskõik kumba teeb. Nii et
et väga tihti sõltub vastus küsimusest ja kui me ei ole täpselt aru saanud, mida küsiti, siis me võime vastusest valesti aru saada ja võime saada vale vastuse. Nii et olgem täna täpsed oma küsimustes ja selgitagem välja, mis see vastus oli. Konstantinos Markakis soovitab ka katsetada võimalike lahendustega ja algatada mõtteprotsessi üha uuesti. Täna me seda teemegi. Me oleme tulnud tagasi varasemate mõtete juurde ja vaatame nendele uuesti peale. Ei saa öelda, et varasem kõik on halb või vale, vastupidi, me peame lihtsalt sellele peale vaatama tänases situatsioonis ja analüüsima ning andma endale aru, mis on mõistlik ümber teha ja mis on mõistlik jätkata samamoodi. Ja samuti tegema selgeks, millal oleks vaja uuesti vaadata ja mõelda nende asjade peale. Ja minu peaaegu 30-aastase juhtimise ja organisatsioonide reorganiseerimise karjääri jooksul ma siin joonisin alla, mis on väga-väga tähtis. Et nendele küsimustele, mis meie ees on, me vaataksime eri vaatenurkadest ja lõpetaksime selle piiramatu hulga andmete kogumise tahtmise ära, sellepärast et me peame endale aru andma, et mitte kunagi ei saa me kogu informatsiooni, aga ühel hetkel on vaja julgeda otsustada, kui me oleme kindlad, et see info, mis meil on adekvaatne ja selle põhjal me saame täna otsustada. Mis on aga tähtis? Siis ka uuesti mõtteprotsessi mingi perioodi pärast. Ja tulles nüüd detailide juurde Kuusallu, võtsin välja siis Statistikaametist ja siin andmed ja valla finantsistilt. Meil on siis olukord selline, et 1. jaanuari seisuga oli meil vallas 6451 inimest. Töötuid oli registreeritud 83, see on siis 2017 lõpuseisuga. Ülalpeetavate määr on alla 60%, mis Eesti keskmisena öeldes võiks öelda, et ei ole üldse väga halb. Brutotulusaajaid oli 2606 inimest jällegi 2017 lõpuseisuga. Eelarve maht selle juures on meil selleks aastaks siis 11,3 miljonit, mis tähendab siis, et me jooksvateks kuludeks oleme ette näinud alla 10 miljoni ja natukene üle 1 miljoni on meil investeeringuteks ette nähtud. Ja siin on näha ka tulubaasi jaotus, millest siis on selge, et enamus on tulumaksu tulu. Pindala on meil peaaegu 71 000 hektarit. Minu jaoks, ja nagu ma ka olen kuulnud, siis väga paljude ka teiste inimeste jaoks on üllatus, et meil on rannajood 120 kilomeetrit. See on rohkem kui Tallinnast Rakverre maanteed, nii et rannajoon on meil tohutu potentsiaal ja võimalus. Looduskaitsealasid see on meil peaaegu 31 000 hektarit, millest siis 5/6 moodustab Lahemaa. Elamumaad on minu jaoks ootamatult vähe, alla 2000 hektari ja reformimata maad on õnneks, võiks öelda, et ligi 900 hektarit. Ärimaad on ootamatult vähe, mis tähendab seda, et me nagu ei ole planeerinud väga palju tootmist ja äritegevust Kuusallu, seda on 85 hektarit ja munitsipaalmaad, mis koosneb enamusest teedest, on 147 hektarit. Siin illustreerivad kaardid ka, kus on siis, see on nüüd siis looduskaitsealad ja siin on siis nüüd näha tegelikult meie maade situatsioon ka pildina. Enamus sellest on siis maatulundusmaa või riigikaitsemaa, nii et sellega me peame arvestama, kui me midagi mõtleme või planeerime. Ja millised suhted meil siis on teistega? Suhted on siis sellised, et me osaleme mitmetes organisatsioonides, see on Linnade Valdade Liit, Harjumaa Omavalitsusliit, Arenduskoda. Me oleme ka äriühingutes tegev, me oleme siis 3/3 sõnumitooja omanikud ja 100% Kuusalu soojuse omanikud. Meil on 2 sõprusvalda, Guržani Gruusias ja Sibo Soomes. Kui seda nüüd vaadata Guržani Gruusias ja Sibos Soomes, siis kui 3. hakkame vaatama, siis palun vaadake, et linna nimi ja riigi nimi algaks sama tähega. Arengukava 2012–2032 ütleb selliselt. Põhitees on see, et luua mugav elupaik,
vallas on kõik vajalik hõlpsasti kättesaadav. Kui ma lugesin seda arengukava, siis minul tekkisid allejärgnevad 3 põhilist küsimust. Kas see, et on mugav elupaik ja kõik on kättesaadav, eeldab ka seda, et töökohad on siin kättesaadavad? Siis sellest tuleneb see küsimus, et kuidas me suudame luua kompromissi töö ja elukeskkonna vahel. Sest keegi ju ei taha, eks ole, et tehas oleks ta aia taga, samas tööl tahaks lähedal käia. Et need on küsimused, mida me peaksime läbi arutama ja mõtlema, kuidas seda korraldada. Või on ka see seisukoht, et me ei taha töökohti, et nagu näiteks ärimaa maht näitab, seda on 85 hektarit ainult, et me eeldamegi, et me käime tööl vallast välja. Elupaik. Kui me räägime elupaigast, siis kas see eeldab ka seda, et meil on siin rekreatsioonivõimalused? Kas see tähendab seda, et me oma rannaala, oma looduskaitsealad, metsad, sood, rabad näeme ette, et see on meie oma puhketsoon? Ja kui me seda ette näeme, kas me tahame ka, et külalised seda külastaks? Ja kui tahame, et külalised külastaks, siis kas me tahame, et nad teeks seda raha eest või me pakume seda neile külalislahkusest? Need on küsimused, mis vajavad arutamist, et täpsustada seda arenguvisiooni, et minna nüüd konkreetsete sammudega edasi. Minu ettepanek on, et me võiksime võib-olla kaaluda seda, et sellele suurele arengukavale teha lisad. Et meil oleks lühikese perioodi, on see 3 või ka näiteks 5 aastat arengukava, 3 oleks hästi praktiliselt oomatav, me suudame ka eelarvestada seda perioodi, tegevuskava kindlasti arengukava juurde, investeeringute kava, sest see on üks kompleks. Mida meil on vaja teha, on eelarvestrateegia järgmiseks aastaks ja mida me võime kaaluda teha, on valdkondlikud arengukavad. Osad neist tulevad seadusest küll, mida on vaja meil omada, aga osad on sellised, mille puhul me võime kaaluda, kas me tahame teha valdkondlikku arengukava või mitte. Ja niisiis edasiseks on vajalik otsustada, mida teha ja miks teha. Selle otsustamise jaoks on vajalik ühest küljest poliitiline tahe ja see poliitiline tahe peab igal juhul sisaldama ka ressursse. Minu soovitus oleks kaaluda ka seda ressursside ümberpaigutamist ennetustööle ja selliselt, eks ole, et see ennetustöö muidugi eeldab seda, et meil homme ei lähe kohe paremaks, et me peamegi nüüd lähiaastatel balansseerima selle ennetustöö ja teenuste, toetuste tasakaalu vahel, et pikas plaanis meil võib-olla õnnestuks vähendada toetuste ja selliste abistavate teenuste osa. Ja loomulikult on meil vaja täidesaatvat võimekust siis selle poliitilise tahte elluviimiseks. Nii et minu ettepanek, et see otsuste vastuvõtmine analüüsi põhjal võiks olla tähtsam piiramatu hulga andmete kogumisest, aga see ei tähenda, et me ilma analüüsita edasi läheks. Ma siinkohal tõmbaks sellele sissejuhatavale osale joone ja edasi räägib Anu nüüd hariduse olukorrast ja numbritest ja siis Aigi sotsiaalvaldkonna numbritest ja olukorrast ja siis saab jälle kohvi. Aitäh! Nii, tere ka minu poolt. Kõik juba ütlevad rohkem tere vastu. Nii, proovime siis rääkida lühidalt haridusvaldkonna lühidalt sellest. Ja ma juba ütlen sellest, et ma selle ettekande koostades ei pretendeeri kindlasti absoluutsele tõele, aga suuresti see võib sellele vastata. Ja see on koostatud heas usus, et see võiks sellele vastata. Palju andmeid on erinevatel ajahetkedel, põhjuseid on mitmeid ja põhiline probleem on selles, et koolid ja lasteaiad lihtsalt on suvepuhkusel, õpilaste arv ja laste arv lasteaias on praegu lihtsalt teine, kui see on tavaliselt kooliaasta kestel. Aga loodetavasti saame hakkama. Nii, mina alustan statistikast ka, nagu Monika lõpetas. Ja kõigepealt üldiselt elaniku arv.
Te näete seda isegi tegelikult slaidilt, aga tahaksin välja tuua selle, et elanike arv on meil muutunud 2 kuu jooksul. See on pisut suurenenud ja suuresti ma ütleks, et see on ilmselt seotud meil ühe sünnitoetuste tingimuste muutumisega, mis on juurde toonud väga palju inimesi. No mis palju, aga ikkagi tänu sellele me näeme, et elanikkond natuke kasvab. Aga see on ainult minu isiklik arvamus, mida ma täna rohkem ei ütle ka. Nii, ja kuni 7-aastaste laste arv on meil siis 516 ja 8–18-aastaste laste arv 897. Riigis keskmiselt võttes oleme me selline ikkagi noorte inimeste vald, et eakate inimeste hulk on meil tegelikult väike, kuigi mina eakatele ei keskendu oma ettekandes, et tegelikult oleme me selline noorte, kes väga palju peaks pühendama noorte tuleviku kujundamisele. Ja edasi ma tahaksin peatuda natukene asjaolul, et millest on tingitud see, et meil on suhteliselt keeruline teada saada, mitu last meil 7 aasta pärast kooli läheb. Et millest see on põhjustatud? Et esiteks on siin selline asjaolu, et lapsed ei lähe kooli mitte selle aastakäiguga, nagu nad sünnivad, vaid nemad lähevad kooli meil sellest alates, et kuni septembri lõpuni läheb sama kooliaasta, siis nii-öelda oktoobrist septembrini on kooli minevate laste arv, mitte jaanuarist detsembrini. Ja siin on nüüd üks selline juba varem koostatud diagramm, mis näitab ära, et kuidas tegelikult see on küll kerges niimoodi langustrendis meil, aga etteruttavalt ma võin öelda, et meil on sellel aastal sündinud erakordselt palju lapsi, mis on äärmiselt positiivne, et ma ei tea. Et see on nüüd üks asjaolu, mis mõjutab seda. Nii teine asjaolu, mis mõjutab, on juurde kolimine ja ära kolimine. Et sellel perioodil, kui me oleme arvestanud, et tegelikult sünnib nii palju lapsi, isegi arvestame välja selle, et need kooli minevad lapsed on kooliaasta lõikes, siis tegelikult juhtub see, et äkki kolib valda juurde palju inimesi või kolib ära. Et siin on nüüd üks diagramm, kus on välja toodud see, et võib olla erinev sünnid ja hiljem kas siis registrisse liidetud või lahkunud lapsed. Ja isegi see, kui ma tean kogemusest, kui proovib siia keskusesse kolida juurde 3 suurperet, kelle lastest on pooled abi vajavad, võib väga segi lüüa kogu meie selle kooli hetke korralduse ja meie sotsiaalsüsteemi. Et isegi selline väike asi võib mõjutada, kuna kooliklassi suurus ei ole meil ka ära täiesti vaba, vaid on ikkagi seadusega määratud. Ja kui see ületab teatud lapse piiri, siis tuleb avada uus klass. Aga läheme siis meie väikese tagasivaatama analüüsi juurde lapsi kooliastmetes. Siin on välja toodud Kuusalu keskkool, Kolga kool, Vihasool lasteaed, algkool. Need numbrid on teil rohkem kodus analüüsimiseks, et vaevalt te jõuate sellesse kohe süveneda, aga tegelikult järgmise slaidi peal mul on kokku võetud ka see, kuidas need on astmete kaupa kogu valla piires. Kui kogu see eelmine statistiline jutt käis meil, siis põhjal on laps meie, siis tegelikult ta ei pruugi olla üldse meie koolides, siis see tabel on just nimelt meie koolides. Siit on väljas ainult Loksa gümnaasium, kes on ka tegelikult meie elukoha järgne kool. Ja seda me praegu siin ei käsitle. Et ma arvan, et teil on juba olukord täitsa peas segaseks läinud nende laste arvuga, et loodame, et sellest saab kuidagi selgus majja. Ja nüüd veel esimesse klassi minejate arv sinna juurde. Kuusalu koolis siis minu andmetel 78, Vihasool 6 ja Kolgas 16 hetkeseisuga. Et seda siin slaidil ei ole, aga
Järgmisel slaidil me näeme siis kogu valla lõikes, see sinine värv on siis 1.–2. kooliaste, oranž värv on 3. ja 4. kooliaste on hall. Igaks juhuks ma ütlen ka selle, et 1. ja 2. on kuni 6. klass ja siis on niimoodi 3 klassi kaupa liigume edasi. Ja siin on näha, et altpoolt alustades on 15-16 õppeaasta, siis on 16-17, siis on 17-18. On näha, et meil 1. ja 2. kooliaasta tegelikult väga on ikkagi kasvutrendis ja tegelikult on kasvutrendis ka 3. kooliaasta. Gümnaasiumis on praktiliselt nagu, ütleme, et paigal seisus mõnes mõttes, et kuigi siin on ka kerge tõus olnud viimasel aastal, aga nii see on. Numbrid näitavad nii. Nii, siin on üks varem tehtud kokkuvõte, mul õppima meilt mujale ja mujalt meile. Et on suhteliselt suur see laste hulk, kes on registreeritud mitte õigesse elukohta, kus nad tegelikult elavad ja meie selle vastu ei saa midagi. Ja on hea tava üle riigi, et tegelikult haridust antakse lapsele selles koolis, kus vanemad ikkagi seda soovivad, kui võimalik on ja valla kohalik kord seda võimaldab. Ja sellest tulenevalt siis ongi, et alusharidust eelmisel õppeaastal omandasid 31 meil registreeritud last, kes ei käinud meie koolides ja neist Loksal 23 ja teiste omavalitsuste lapsi oli meil 12. Põhikoolis siis vastavad arvud 73, neist Loksal 44 ja teiste omavalitsuste lapsi meil 77. Ja gümnaasiumis Kuusalu lapsi väljaspool valda 71, neist Loksal 10, neist täiskasvanute gümnaasiumis 25 ja teiste omavalitsuste lapsi meil 17. Nii et olukord järjest segasemaks, aga nii see on haridusmaastikul. Nii, nüüd siis natukene hariduslikust erivajadusest ja puudega laste statistilistest andmetest. Peaks olema 38 puudega last, seda väidab meile statistiline andmebaas, aga etteruttavalt võin öelda, et statistika on selline, et kui teatud arv omandab mingi teatud piiri, siis seda muudetakse meelega, eriti kui see puudutab puudega lapsi. Sellepärast, et kui neid on teatud hulgal väga vähe, et need ei jääks kuidagi silma, siis kirjutatakse sinna natukene teine arv. Aga sellest pole nii on ka. Kui need on näiteks, ma toon näite, neid on 1 või 2, siis ei kirjutata mitte 1 või 2, vaid Statistikaamet kirjutab 3. Aga enam-vähem selles piirides neid on, aga kuna puuded lõppevad või algavad või tuleb uuesti taotleda, siis see suuresti on selline kõikuv number. 2016. aastast alates käib meil kord 6 vanemate tugigrupp, mis sai loodud vallavalitsuse juurde just tänu sellele, et nendele lastevanematele pakkuda tuge ja lastele paremat teenust. Ja tänu sellele on väga palju rohkem võimalik neid lapsi ja vanemaid toetada ja vähesema aja hulgaga ja rohkem neile anda parimat teenust ja teavet. Mis veel on uuenduslik, võib-olla 2018 aastal käis meil 36 last sotsiaaltuusikuga laagris, mis on ka meie enda poolt organiseeritud lisaks meil noortekeskuse laagritele, millest tuleb juttu päeva teises pooles. Me organiseerisime nii palju erinevatesse laagritesse, tegelikult eesmärk oli see, et lapsed saaksid erinevates Eesti kohtades olla laagrites ja nende vanemad võib-olla ei oleks ise seda suutnud neile pakkuda. Me pakkusime tööd 21 tugiisikule, nii koolis, lasteaias kui kodus.
läbi ESF-i projekti, läbi riigi toe ja läbi KOV-i toe. Siin on numbrid on rahaliselt kirjas ja seda teenust sai 15 last ja töötas meil 9 väikeklassi kogu valla peale. Aga nüüd lähme siis natuke tähtsamaks. Eesmärk on kindlasti pakkuda omavalitsuses parimat haridust, väga head haridust, kvaliteeti. Ja kõik meie koolid minu andmetel on sellele pühendunud. Ja alustame Kuusalu koolist 31 klassiruumi. Kasutusel on ka õpetajate tuba, lugemissaal, õpetajate vahekabinetid. Ja nüüdseks on valmis saanud ka 4 moodulklassiruumi, mis koolis sinna sisse astudes tunduvad muidugi superilusad, et muu kooli, ütleme, kui sa ei teakski, et väljaspoolt, et need on moodulid, siis sa lihtsalt jätkaksid seda nagu koridori osa ja võtaksid seda nagu väga ilusat ruumi. Minu arvates on see nii. Aga eks siis edasi ole näha, kuidas siis laste arv meil muutub ja kuidas see ehitus ja moodulivahendus muutub. Klassikomplekte aastate jooksul te olete näinud, te võtsid vaadata, kuidas on muutunud. Kuusalu koolis on 4 väikeklassi ja tugevajavaid õpilasi 133. Tugevajavatest õpilastest riik muutis eelmisel õppeaastal oma süsteemi, et ma ei hakka teid selle uue süsteemiga piinama, sest see on väga spetsiifiline. Hariduse töögrupis sellest süsteemist. Aga panin siia juurde hea hariduse tulemina võrdluse 2 riigieksami tulemustest Kuusalu koolis ja mujal Eestis. Et siin on eesti keel Kuu, tähendab siis Kuusalu, ja ilma tähis lisata on siis tavaline riigi keskmine ja siin 2016, 17 ja 18 on näha, et kõik tulemused on ületanud riigi keskmist ja eriti palju on siis inglise keeles meil head tulemused. Matemaatikat ma ei saanud panna, sest matemaatika sellel aasta statistika laia kitsas liideti 1. Ja kuna ma ei teadnud täpselt osalejat, ei hakanud sealt võtma. Et aga matemaatika on ka parem keskmisest, ma võin öelda. Kuusalu keskkoolist veel 58 huvialaringi, 8 ainesektsiooni. Kooli juhtkond just palus mul toonitada seda, et kuna kool on nii suur, siis hästi toimivad ainesektsioonid vähendavad ka suuresti juhtkonna koormust ja tegelikult tagavad parema kvaliteedi. Palju traditsioonilisi üritusi, väga lahedad tänavasildid iga lennu poolt. Kui te käite seal koolis, te võite vaadata, te võib-olla algul ei saa aru, et mis need on, siis iga lend jätab endast maha ühe tänavasildi. No näiteks Kiirtee 33. Siis on Kuusalu koolis veel olemas tugikeskus, kuhu on koondatud tugispetsialistid, süsteemselt antakse abi lastele. Hulk projekte, mida ma ei hakka siin ette lugema, teate ise, kelle lapsed siin kohapeal käivad, et kogu aeg on osa lapsi välismaal ja osa välismaa lapsi meil siin koolis. Ja sellest, ütleme, eelmisest õppeaastast ka väga palju suurenenud tähelepanu liikumisele ja mobiilivaba piirkondade kehtestamisele. Kolga kool, mõlemad koolid, mis ma juba eelpool mainitud ja Vihase kool sinna juurde asuvad tegelikult väga ilusates kohtades, looduskasvades, Männimetsa kõrval, imelised kasvukeskkonnad lastele. Kolgas siis klassiruume 15, klassikomplekte 12, 3 väikeklassi, tugevajavaid õpilasi 32. Kolga koolis on meil siis 17 huvialaringi. Nende põhiliseks motoks või selliseks aastatepikkuseks
mitte ideeks, aga selliseks suunaks on pärandkultuuri tutvustamine ja ka digitehnoloogia parimate võimaluste kasutamine. Ja just eelmisel õppeaastal on Kolga kool liitunud väga suure 2 digiprojektiga, mis ma usun, et võtavad neil tohutu aja, aga tänu sellele saab ka kooli tarkvara ja vahendeid väga palju parandatud. Ja siin on veel kirjutatud veel lisaks, missugused viimased suured projektid on meil. Vihasoo lasteaed algkool. Klassiruume 8, klassikomplekte 5. Vihasoo puhul tuleb kindlasti seda, et väga palju on selles erivajadusega lapsi, enam-vähem proovitakse hoida 1/3 piirile, mida ka riik soovitab. Siis 2 väikeklassi, 4 lõkklast, see on siis lihtsustatud õppekava 2, toimetuleku õppekava, tuge vajavaid õpilasi 12. Siis täpsemalt välja tuudes ongi, et eelmisel aastal 38% olid haridusliku erivajadusega lapsed. Ja Vihasoo kooli 3 vaala, millel tema püsib, on kaasamine, mis suuresti on siis kaasav haridus, mis suuresti tähendab seda, et erivajadusega laps õpib oma kodulähedases ja talle parimas koolis. Looduskasvatus. Hästi palju tehakse koostööd looduskeskuste ja muuseumitega. Koolil on oma loodusõpperada ja Vihasoo kool on ka kogukonnakool. Suur koostöö Vihasoo külaraamatukogu, kultuuriseltsi, Vihasoo rahvamaja, Vihasoo haridusseltsiga. Vihasoo kool on tõesti selle küla keskuseks ja on töös hommikust õhtuni, aga siinkohal tuleb ära öelda, et ka teisi koolimaju kasutatakse meil ka väga palju õhtusel ajal, aga teistes alevites on võimalik ka teisi ruume kasutada, siis Vihasool on ainult koolimaja. Ka Vihasool on hulk projekte ja hästi integreeritud koostöö kõrvalt huvihariduse pakkujatega. 1/3 lapsi minu arust käib muusikakoolis, väga paljud käivad Loksal ujumas, et nendel on selline koostöö huvihariduse variant. Nüüd räägin natuke õpilasliinidest ka, aga selle kohta me võiksime põhimõtteliselt eraldi ettekande teha ainult põgusalt. Õpilasvedu korraldatakse siis erivedudega ja avalike liinidega. Avalikud liinid korraldab ühistranspordikeskus. Õpilasliinide erivedu korraldab Kuusalu vallavalitsus. Õpilasliinide eriveoks on meil 17 õpilasliini. Kõikidel avalikel liinidel, milleks on 19 väljumist päevas. Ja õpilasliinide erivedu korraldab vaid läbi 5 eraettevõtte ja avalikke liine kasutab 181 õpilast. Ja ühesõnaga kokkuvõttelt õpilasliini on meil väga palju ja neid kasutatakse suuresti ka ristkasutuses, kombineeritult ja kõik muud variandid veel. Aga vald on ka Harjumaa suurim pindalalt. Nüüd läheme lasteaedade juurde. Nemad on ju tegelikult see baas, kes toodab on kole sõna, lõikame selle välja, kes tagab parima hariduse väiksematele lastele. Ja vallas siis lasteaiateenust osutavad Kuusalu lasteaed Jussike, Kiiu Kigepani lasteaed, Kolga lasteaed ja Vihasoo lasteaed algkool. Mis meil on ühist? Meil on ühine järjekord, kus lapsevanemad saavad märkida ära 3 eelistust. Väga paljudel omavalitsustel seda ei ole. Kuusalu vallas on see olnud väga pikalt. Ja meil on beebikoolid lasteaedade juures,
mis vastavalt sellele avatakse, kui on ikkagi soovijaid. Ja siinkohal toon ära laste ja rühmade arv lasteaedades. Ma ei hakka neid teile täpselt ette lugema, aga kokkuvõttelt võib öelda, et on väike langustrend, mis on tulenenud sellest, et ikkagi tegelikult sünnib lapsi natuke vähem ja juurde ei koli neid nii palju, kui et seda vahet katta. Aga rühmade 3 aastat olnud sama, et Kuusalus on olnud 9, Kiius 6 ja Kolga lasteaias 5, Vihasal 1 ja kuna Harju Elu just eile küsis mu käest, et milline on teie lasteaedade komplekteeritus, siis seda on väga keeruline öelda, sest et viimase hetkeni võib olla selline situatsioon, et üks aiarühm muutub sobitusrühmaks, mistõttu muutub kohe ka laste arv. Aga see on ka väga spetsiifiline, et säästame. Koostöö haridusasutuste vahelt. Meil on väga palju ühiseid koolitusi, mis võib olla ellu kutsutud nii haridusasutuse poolt, kui ta kaasab teised, või ka vallavalitsuse poolt. Et nüüd juba aastaid on mindud seda teed, et pole mõtet teha koolitust ainult iseendale, et kui sul on hea koolitus, kutsu teised ka ja ressurss saab jagatud. Meil on motivatsioonipäev, 2 aastat, eile just oli, õpetajate päeva tähistatakse ühiselt, spetsialistid saavad regulaarselt kokku, meil on ühised supervisioonid, mis siiani on rahastatud SKA poolt, meil on ühised juhtide nõupidamised ja ühised koolitused lapsevanematele. Et see on selline koostöökoht, mis esimese hooga meelde tuli ja mis on aasta-aastalt suurenenud. Natuke rahastamisest ka. Numbrid siis on ikkagi kõik õiged ja välja võetud eelkõige meie eelarvest. Beebikooli tasu 5 eurot kalendrikuus, mis ma arvan, et ei ole suur. Teistelt omavalitsustel koolituskulude katteks 105 000. Siin on välja toodud, kuidas see jaguneb teiste omavalitsuste lõikes ja et võrreldes eelmise aastaga on teiste omavalitsuste õpilaste arv meil suurenenud. Veel natuke kuludest-tuludest lasteaedade poole pealt. Teiste omavalitsuste laste sisse tooduv rahasummad on välja toodud siin ja ka see, et alates 1. septembrist 2017 on meil viimati korrigeeritud kohatasu, mis on 22 eurot kuus. Etterutamalt võin öelda, et õppetasu on meil 11, siis kokku on siis lapsevanemale 33 ja kui käib lasteaias 2 last, siis on teine laps vabastatud kohatasust. Alati on muidugi erivariandid, et kui lapsega mingi pikemaajaline haigus juhtub, siis ta ajutiselt vabastatakse ka tasudest üldse. Veel natuke kuludest-tuludest, siin on nüüd õppevahendite tasust veel pikemalt. Ja välja on toodud veel siin kõige lõpus õpilaskodu koha üür 25 eurot kuus, kes ei ole riiklikult toetavatel kohtadel. Haridusministeerium annab meile Kuusalu koolis olevale õpilaskodu jaoks 24 000 eurot aastas ja ülejäänud puudujääva summa siis tagab Kuusalu vallavalitsus ja õpilaskodu kohti oli meil 25 ja siis 12 kohti on riiklikuid. See on nüüd selline info, mis siin slaidi peal ei olnud. Nüüd oligi see 24 000 õpilaskodu toetust, õpetajate toetusraha 1,5 miljonit, sealhulgas on ka üks koolilõuna toetus, huvitegevuse toetus sellele aastale
131 000 eurot ja koolieelse lasteasutuse 30 000 eurot. Kahte viimast ei ole varasematel aastatel olnud, välja arvatud huvitegevust oli paar kuud varem, aga see raha laekus hiljem. Et see on selline uudne raha, mis on meile lisaks tulnud eelarvesse. Ja tegevuskulu, palju on siis haridusele kuluv raha üldse kokku valla lõikes. Et ei saa salata, et Kuusalu vald on olnud selles suhtes eesrinnas, haridust on väärtustatud, hariduse peale on kulutatud protsentuaalselt väga palju. Ja summad on välja võetud mul ka eelarvest, ma ei ole seda ise mõelnud ja on kerge tõus ikkagi aastate lõikes. Näete ise, 2018 aasta eelarve praktiliselt on 6 miljonit, nii palju on ümardada natuke kehva, aga 5,9 ütleme. Ja tõin siin välja ka Jõelähtme valla eelarvest strateegia seletuskirjadest olnud summad. Et nendest ma üle ei küsinud, et kas neil ikkagi vastavad tõele, aga vastavad numbrid on siis Anijal 60,5 ja Jõelähtmel 59,4. Aga siinkohal tuleb arvestada, et laste arv võib olla erinev, koolide hulk võib olla erinev ja tänu sellele võib see number olla ka täiesti erinev. Aga numbrid on numbrid. Nii, ja siis natukene ka arvestuslikest kohamaksumustest. Võib-olla paljud inimesed, kes sellega kokku ei puutu, siis nad ei tea seda, et koolides vahetatakse omavalitsuste vahel riiklikul kehtestatud summat, et hoolimata sellest, mis on selle lapse tegelik kulu, siis omavahel makstakse üksteisele 87 eurot lapse pealt. Lasteaedades seevastu vahetatakse tegelikke summasid. Ja siinkohal ongi siis, võite vaadata, et mis on see lasteaedade tegelik kulumäär, mis on tagumine tulp ja mis on koolide tegelik kulu, siis tegelikult siis küsitakse arve, esitatakse 87. Aga see ärge et see käib üle riigi nii ja kõik tegelikult saavad ühtemoodi niimoodi kannatavad või siis võidavad. Ja siinkohal hariduse poole pealt ma lõpetaksin ja hiljem hariduse töögruppi. Meil on palju registreerijaid, jätkame sealt spetsiifiliselt arengukava, hariduskontseptsiooni ja teistel teemadel veel. Tänan! Tere, mina olen Aigi, hoolekandespetsialist ja räägin sotsiaalhoolekandest lühidalt, loodetavasti. Räägin lühidalt siis kohalikust omavalitsuse korraldavatest teenustest, toetustest, allasutustest, eeskostest, projektidest ja teistest teenustest. Kuusalu vallavalitsuse korraldada on siis 13 teenust, mis on sotsiaalhoolekandega ette määratletud. 13 on meil küll kohustuslikud, aga tegelikult võiks neid rohkem olla. Praeguse seisuga meil ongi 13 teenust. Lühidalt siis nendest teenustest. Ma ei hakka neid numbreid siin välja tooma, et pigem on selline lühi ülevaade nendest teenustest, siis et on koduteenus, mis on mõeldud eakatele eelkõige ja on olemas siis ka üldhooldusteenus, mida osutab Kuusalu eakate kodu. On seal 9 kohta pluss 1 koht, mis on lisakoht, mida kasutatakse vajaduselt ja ajutiselt. Ja siis on 18 inimest on teistes hooldekodudes üle Eesti, mille eest siis maksab kohalik omavalitsus. Siis meil on tugiisikuteenus praegu projektipõhiselt. See projekt lõpeb nüüd ära järgmise aasta seisuga
jaanuari seisuga ja seda teenust osutab neile MTÜ Kuusalu Hoolele ja projekt on siis tööturul osalemist toetavate tugiisiku ja isikliku abistaja teenuste arendamine ja osutamine Kuusalu, Kose ja Jäälähtme vallas. Selle meie valla omaosalus on 29 000, aga pärast ma pikemalt räägin sellest veel edasi. Selle sama teenuse raames on ka isikliku abistaja teenus. Projektil praegu teenusel on 10 tugiisikut teenussaajat ja siis 3 isikliku abistaja teenuse saajat. Selle projekti raames oleks vaja veel nüüd tööd teha ja sügisest peaks olema teenuse saajal siis 17 meil nüüd kokku teenuse saajaid. Sotsiaaltransporditeenus on vallal siis olemas eelmisest aastast. See on ikkagi sellises, ütleme veel arenemisjärgus, aga juba toimiv. Teenuse saajad selle aasta sees siis on olnud 59, ütleme, et teenus kasutatakse väga tihedalt ja ikkagi igapäevaselt, et on ka päevi, kus tuleb inimestele ära öelda, et ei ole võimalust teile kahjuks täna teenust, see nädal või see päev osutada, sellepärast et juba on rohkem kui 5 inimest näiteks päevast kasutajaid. Ja me oleme kasutanud selle arendamiseks ära kahjuks juba riigipoolse raha 5778 eurot, mis on tegelikult mõeldud üleüldiselt selliste teenuste arendamiseks. See nüüd läks see aasta kahjuks selle alla ka. Ja seetõttu jäi ära nüüd võib-olla mõni teine teenuse arendamine, mis oleks võinud tulla sealt eelarvest. Üldine kulu on siis koos sellega on 8000 praegu. Ma olengi võtnud kõik need seisud, mis siin on, need summad on võetud siis selle juuli lõpu seisuga, et ma ei ole toonud välja, et eelarvesse on eraldatud nii ja nii palju raha. Et pigem on, et palju on kulu olnud siis nüüd 7 kuu jooksul. Siis on eluruumide tagamine. Üürilisi on meil 10. See on siis mõeldud inimestele, kes ei suuda ise endale leida elamist, üürida, mis iganes. Et välja tõin, et kasutusel on 6 korterit, korteris on, ütleme, kui on 3-toaline tuba, siis kõik toad on meil kasutusel. Ja siis on vana vallamaja, kes on käinud, on tore, kes ei ole käinud ja just volikogu liikmetele, et soovitan tutvuda selle kohaga ja on ka koolimajas 1 inimene. Ma nüüd eelmine nädal üritasin ise sinna koolimaja sisse saada, ma seda ei leidnud, aga ma tean, et see olukord ei ole ka kõige parem. Ja siis on meil asendushooldusteenus. See on riigi rahastusega ja seal on 2 isikut praegu. See on nüüd mõeldud lastele. Ja siis on lapsehoiuteenus. Meie teame, et meil on olemas lasteaiakohad tagatud, see probleem meil ei ole praeguse seisuga, et sellest pikemalt ma ei hakanud ka siia rohkem kirjutama ja siis on see teenus ka mõeldud puuetega lastele, et Anu kinnitas mulle, et kõik lapsed, kes on teenust soovinud, on teenust saanud. Ja seda teenust rahastab riik ja projektid. Ja siis on järelhooldusteenus, see nüüd siis nendele isikutele, kes nüüd tulevikus on need asendushooldusteenusele 2 last, tulevikus peaks minema järelhooldusteenusele. Nüüd on võlanõustamisteenus, mis minu jaoks on veel selline arendamist vajav koht. Sellepärast ma panin siia sellise lause või sõnastuse, et hinnangu seda teenust 10 isikut. Siin on see probleem, et võlanõustamist, mis ma olen aru saanud, et nad ei, isik, kes seda vajab, ta ei saa täpselt aru, mida temalt tahetakse, ta ei suuda seda võlanõustamist alati ka üksinda läbi teha, siis siin ongi, et ka aitavad teinekord tugiisikud ja see on nüüd selline koht, mida tuleks veel arendada ja mõelda läbi.
Siis turvakoduteenus ja varjupaigateenus on vajadusel meil tagatud, hetkel ei ole. Ja siia alla läheb ka see, et kui on kellelgi, ütleme, juhtub õnnetus, elamine läheb põlema, et siis on olemas vallal minu teada korter, kuhu saab selle perekonna isiku paigutada. Räägin ka lühidalt toetustest. Meil on sissetulekust sõltuvad toetused ja sündmustepõhised toetused. Et sellest aastast on uus toetus, küttetoetus, mis on 200 €, et see ühildab nüüd ära, et ennem kui said ainult küttepuud inimesed endale, siis nüüd võib ka elektriarvetega tulla meie poole. Osalustasu on siis huviringide, lasteaedade ja nii edasi. Puhul selles mõttes, et oleks väike veel sissejuhatus ka, et toetused, kui sissetulekust sõltuvad toetused on, siis meie piirmäär on 2-kordne riiklik toimetuleku piir ja kui riiklik toimetuleku piir on 140 €, siis meie piir on praegu 280. Et see oleneb, kui nüüd tõstetakse ka riikliku toimetuleku piiri, siis ka tõuseb ka meie kohalik toimetuleku piir. Ja see on siis ühe isiku kohta, et kui peres on, ütleme, 5 inimest, siis iga inimese kohta 280 € siis. Ja neid toetusi siin enamasti, suuremaid toetusi määrab siis nüüd sellest aastast ka vallavalitsuse sotsiaalkomisjon, eelnevalt sotsiaalkomisjon, mis nüüd toimetab rohkem arendamisega, et toetusi määrab nüüd vallavalitsuse komisjon. Ja siis on tervisetoetus, siin on nüüd ongi, et on ühe selle all, et on olemas võimalus retseptiravimid 60 € kvartalis taodelda, aastas 65 € sotsiaaltranspordi toetust tagasi, kuna sotsiaaltransport on ka isikule tasuline, 20 senti kilomeeter, siis on võimalus ka, kellel on raskusi, saab 65 € tagasi seda taodelda. Siis on siin teenused, abivahendid ja tervishoiuteenused, kõik eraldi, kõigi eest saab 130 € taodelda tagasi. Siis toidutoetuse koha pealt, et kõigile kooliõpilastele on tasuta lõuna tagatud. Ja siin on rohkem võib-olla juttu Loksal nendest ja siis lasteaialastest. Siis ka ametikoolis õppivatele lastele on 35 € õppeperioodil. Vältimatu abitoetus on 35 € aastas. Ja ühekordne toetus on mõeldud erakorralisteks väljaminekuteks nüüd, et seda määrab sotsiaalkomisjon ja vaatab igat taotlust eraldi. Ja sündmustepõhised sotsiaaltoetused ongi sündmustepõhised, kui sünnib laps, kui on juubel, on jõulutoetus eakatele, et ma ei hakka siin pikemalt nüüd välja tooma ja eraldi igat toetust ütlema, kui suur on. Siin võib-olla eraldi võiks märkida ära, et see sünnitoetus on meile toonud neid lapsevanemaid juurde ja 2 osas makstakse ja enne peavad mõlemad lapsed peavad nüüd olema meile sisse registreeritud rahvastikuregistri järgi ja mõlemad vanemad. Ja see on toonud meile, see on lust vaadata, kuidas on toonud meile vanemaid juurde. Allasutused, hoolekandes ei olegi siin palju allasutusi, on 2. On Kuusalu eakate kodu, mida juhib Küllike Eno, ta teeb väga tublit tööd. Just käis kontroll ja ütleme, et ta sai ühtede paremate väikeste hooldekodude hulka.
tõin välja töökohti on 7,25, et see nüüd kogu personal, et osad töötajad käivad 25 kohaga, sest meil on väikene hooldekodu. Ja on päevakeskus, siin töötajaid ei ole, eraldi kodus teenuse töötaja teeb seal lisaks tööd. Ja natukene eeskostest, et valla eeskostel on 49 isikut, eraldi selle peal inimest ei ole, sellega tegeleb hoolekandespetsialist. Päevaselt vastutab inimeste eest, algatatud on 5 isikule eeskoste, on menetluses kohtus ja pluss veel lisaks on inimesed, kes ise nagu oma omaksete eeskostega tegelevad ja nende nõustamisega tegeleb ka hoolekandespetsialist. Ja siis ka projektidest, et juba rääkisin natukene sellest Kuusalu, Jõelähtme ja Kose projektist, et see projekt oli ka samamoodi eelmine aasta algas, lõpeb nüüd järgmise aasta jaanuari lõpuga ja projekti kogumaksumus on 288 000 ja valla omaosalus selles on 299 000. Selle projekti raames siis on tugiisiku isikliku abistaja teenuse osutamine, osutajaks on siis MTÜ Kuusalu Hoolele ja meie osa on siis, valla osa on leida, suunata need inimesed sinna, neid inimesi on siis 27 selle projekti raames, aga loomulikult neid vajadus seda teenuse järgi on suurem. Ja praegu on käsil meil ka projekt 500 kodu tuleohutuks, järgmine nädal tehakse viimane elamine ära, projekti raames tehakse 4 elamist korda, 4 ahju, 4, rohkem kui 4 tegelikult, ühes elamises tehakse kõik küttekolded korda, et siis 4 kodule siis tehakse kõik küttekolded korda. Ja siis algab kohe septembrist uus projekt, et meil kuidagi huvitavalt on läinud see aasta, et tegeleme ehitusega, sotsiaaltöötajad, oleme võimekad, et nüüd hakkab projekt, kus on füüsilise elukoha kohandamine, toin välja, et 4 tualettruumi ja 1 kaldtee tehakse korda. Ja siis on üks projekt, mis on mõeldud noorte abistamiseks. Selle projektiga tegeleb lastekaitse ja mis enne me ka, et meil on lastekaitse tegeleb ka ahjudega. Et nii on meil jagatud, töötajate arv on väike ja tuleb kuidagi see ära jagada. Ja siis on teised teenused, mis on olulised ja võib-olla mõnes märkimisväärsed, et meil on olemas erihoolekande teenus, mida samuti MTÜ Kuusalu Hoolele osutab ja seal on enamasti rahastuse tuleb ikkagi riigilt, vald toetab väiksel määral neid. Ja teenuste saajate isikute arv on mul välja toodud ja siis on veel, tõin välja, on olemas noortele inimestele, veel toetame 2 noort, kes on Araka kodus, et nad on väga üks eri välja toodud minu poolt sellepärast, et see on erand, ütleme, ja võib-olla mõnes mõttes vajalik märkida, et teeme ka asju, mis võib-olla ei ole kohustuslikud. Ja minu poolt kõik tänan. Nii, esimesed ettekanded on kuulatud. Ma täpsustaks siia juurde veel selliselt, et kõik need slaidid, need numbrid ja asjad on meie kodulehel olemas, sealt saab neid järgi vaadata, meelde tuletada.
Üks teadaanne veel, et kõigil, kes vaatavad seda otseülekannet, on võimalus kirjalikult küsimusi saata. Need saadetakse meili aadressile AKS ehk arengukavaseminar@kuusalu.ee. Kõigil teil on täpselt samamoodi võimalus küsida ka teiste töögruppide teemal küsimusi. Selleks on võimalus seesama, kas saata meil, kui teil see võimalus on sinna samale aadressile aks@kuusalu.ee või siin registreerimislaual on ka pliiatsid ja paberid, kirjutada see paberi peale ja anda vastava töögrupi, ühesõnaga jätta sinna ja see läheb siis töögrupi arutamiseks. Kes meili saadavad, võiks ära märkida, mis teemal see on, et on lihtsam sorteerida, et töögrupid saavad siis need kirjalikud küsimused kätte, et seal neid arutada ja saame nendele ka vastused siis anda. Et kuna me ei tahtnud siin ettekannete lõppu seda diskussiooni võtta, sest me siis jällegi oleksime ilmselt nädal aega arutanud neid teemasid. Aga kella vaadates me oleme olnud väga tõhusad ja mul on selline ettepanek, et me ei läheks edasi praegu ettekannetega, vaid teeksime kohvipausi ja teeksime ka lõuna siis pärast järgmist seda osa natukene varem, et anda pool tundi rohkem aega töögruppidesse, et 1,5 tunni asemel jääks töögruppidesse hiljem 2 tundi. Kas see võiks olla hea mõte? Tore. Ja nüüd teises pooles on siis meil natukene maskuliinsemad teemad, et kui naised meil siin Kuusalus otsustavad selliseid pisiasju, et kuhu kooli laps läheb ja kui palju raha hoiupanka paneme ja selliseid asju, siis mehed otsustavad meil ikka suuri asju, et kas NATO-ga liitume ja nii edasi. Aga see oli nali, tegelikult on meil võrdõiguslikkus. Mehed otsustavad ka täiesti maiseid asju, kas teed ehitame, kas maja kütame. Nii et teine pool läheb jällegi edasi selliste igapäevaste argiste teemade olukordade kirjeldusega. Aga aitäh teile praegu ja mõnusat kohvipausi. Üks täpsustus veel, et tuleme siis tagasi palun mitte 10.30, aga 10.15.